Okei, kohe jooksin. Muideks, ma ei tea, kui palju mul aega, keegi ütles, mul on 2 tundi aega, ma ei tea, kas te tahate siin 2 tundi olla, aga siis ma ei tea, arutame seda poole tunni pärast uuesti. Tõstke palun käed, kes oma arust teavad, mis asi on geen. Palun mõni teist, mitte sina, defineerida, mis on geen. Ja palun. Geen on pärilikkusaine. Vale. Palun veel üritada, ütleme, et pärilikkusaine. Pärilikkusaine võib olla DNA-da või tähendab pärilikkusaine võib olla geen, võib olla ka miski, mis ei ole sugugi geeni koostises. Natuke täpsemalt. Liinapete järjest. DNA lõiknud võetakse üks geen. Nii, DNA lõiknud liinapete järjestus, okei. Ühesõnaga, kui me räägime nüüd geneetiliselt muundatud toidust, eks ole, siis tegelikult millest me räägime, on see, et looduses on igal organismil teatud komplekt geene. Lihtsustatult öelduna iga geen vastutab selle eest, et organismis toodetaks mingit konkreetset valku või RNA molekuli. Kui vaja, me võime seda lähemalt vaadata, aga looduses on olemas igal organismil teatud kindel komplekt geene. Näiteks naljakal kombel, kui me vaatame hulkrakseid organisme, loomi, taimi, seeni, siis meil enam-vähem kõikidel on kuskil umbes 30 000 geenit. Kusjuures me ei erine selle poolest, et väga näiteks puravikust või kartulist. Et arvamus näiteks, et kui on niisugune keerulisema närvisüsteemiga organism, näiteks nagu inimene, et tal on rohkem geene, siis mis on vale, näiteks kui inimesel on umbes 30 000 geeni, siis teatud evolutsioonilistel põhjustel riisil on umbes 45 000 geeni, et selles mõttes riis võiks meist umbes 3 korda targem olla, mis kindlasti ei ole muidugi tõsi. Aga nii, et meil on geenid. Mida te võite ette kujutada umbes niiviisi nagu, et kui geen on pärilikkuse aine, siis no kujutage ette, et pärilikkuse aine on nagu üks raamat. Aga see raamat ei koosne, eks ole, mitte lihtsalt suvalistest tähejadadest, vaid need tähed on kuidagi struktureeritud mingitesse sõnadesse ja lausetesse. Ja noh, me võime ette kujutada siis näiteks, et ütleme, üks geen on nagu üks sõna ja no ütleme siis üks lause on näiteks üks kromosoom, kuna tegelikult meil need geenid on rakkudes molekulaarses mõttes paigutatud sellistesse DNA molekulidesse, mida kutsutakse kromosoomidega. Aga see ei ole antud juhul oluline. Aga oluline on see, et need geenid on looduses olemas. Ja nüüd tegelikult geenitehnoloogia, ükskõik kas taimede geenitehnoloogia või loomade või mis iganes, tegelikult ei kujuta endast mitte midagi muud kui lihtsalt sellist meetodite kogumit. Et me oleme võimelised ühest mingist konkreetsest rakust, ühest mingist konkreetsest organismist võtma mingi geeni, umbes nagu käeridega lõikad lausest ühe sõna välja ja siis viima selle geeni mingisse teise rakku, mingisse teise organismi. No need nagu kleebid sõna mingi teise lause sisse. Aga oluline on mitte ainult see, et sa siis ei või seda nii-öelda lõigata ja kleepida, vaid seda tuleb teha sellisel moel, et kui see organism annab järgi paljud, siis see nii-öelda võõras geen, mis on temale sisse viidud, pärandub ka nendele järgmistele. Sellisel juhul me oleme suutnud hakkama saada sellise asjaga, mida kutsutakse siis ühe
geneetiliselt muundatud organismi tegemiseks. Et põhimõtteliselt, kui te võtate laboris mingisuguse DNA lahuse ja süstite seda endale naharakkudesse, siis sinna naharakkudesse satub igasuguseid erinevaid geene sellest DNA lahusest, mis teil parasjagu seal katseklaasis oli. Aga see ei tähenda seda, et te nüüd muutusite geneetiliselt muundatud organismiks, eks ole, sellepärast, et need rakkud elavad oma elu ära, vaikselt surevad ja kogu maast teie lasteni need süstitud geenid ei jõua, eks ole. Aga kui meil on olemas sellised meetodid, jällegi kui on vaja, siis me võime neid meetodeid tehnilises mõttes vaadata, siis meil on olemas võimalus, et need geenid paiknevad lõppkokkuvõttes kõikides selle organismi rakkudes, kaasa arvatud sugurakkudes. Ja siis see tähendab seda, et need geenid pärandavad edasi ka järgmisse põlvkonda. Miks ma seda sellisel kombel räägin, on see, et kui me räägime geneetiliselt muundatud organismidest, siis me ei räägi tegelikult mitte sellest, et me teeme laboris uusi geene ja siis viime nad mingisse organismi, näiteks mingisugusesse toidutaimesse, eks ole. Vaid tegelikult me kasutame neid geene, mis looduses niikuinii eksisteerib. Aga me oleme võimelised neid viima näiteks bakteri geeni viima taimerakku või taime geeni viima bakterirakku, aga need geenid on tegelikult juba eelnevalt olemas. Et me õnneks või kahjuks me ei ole nii targad, et me oskaksime ise teha uusi geene, millel oleksid mingisugused siiani mitte eksisteerivad omadused, vaid me saame ainult teatud kindlaid omadusi kodeerivaid geene viia ühest organismist teise. Ja ma arvan, see on tegelikult filosoofiliselt või ka mitte filosoofiliselt, et võib-olla ka kuidagi tunnetuslikult oluline asi. Sellepärast, et tihtipeale esineb inimestel, ütleme siis hirm, et hullud teadlased teevad laboris mingisuguseid uusi geene. Ja siis, kuna nad on hullud, siis ega neid väga juhita ka nad kiivad need kuhugile, panevad need põllule või laborisse või kuhu iganes kasvama või paljunema ja siis vaatavad, mis juhtub. Et tegelikult paraku teadlased võivad olla küll hullud, aga nad ei ole nii targad, et nad sellist asja oskaksid. Et me saame tegelikult ikkagi kasutada ainult neid geene, mis on evolutsioonis nii, et nad juba mingisuguses organismis tekkinud. Ja kui me vähegi mõtestatud tegevust tahame teha, mida me ju eeldatavasti enamasti tahame, siis loomulikult me kõigepealt uurime selles nagu algses organismis mingisuguse konkreetse geeni funktsioone. See on see, millega enamus molekulaarbioloog maailmas tegeleb. Et näiteks, eks ole, kui inimesel on umbes 30 000 geeni, nagu ma enne ütlesin, siis ütleme umbes kolmandiku nende geenide funktsioonidest ei ole meil mitte kõige õrnematki aimatki. Teise kolmandiku kohta on niisugune enam-vähem normaalne aimdus ja võib-olla siis 1/3 kohta on meil tõesti nagu korralikult teaduslikult tõestatud funktsioon. Ja see puudutab kõiki teisi organisme täpselt samamoodi nagu inimesed. Ehk teisisõnu, et see oli nüüd nagu pedagoogi see vaheremark, et tulge bioloogiat õppima, et leib ei lõppe lähisajanditel kindlasti. Et kui meil on mingisuguse geeni funktsioon mingisuguses konkreetses organismis korralikult tõestatud ja me näeme, et sellel geenil on mingisugune lahe praktiline kasutusvõimalus,
näiteks me oleme leidnud mingist bakterist mingisuguse valgugeeni ja see valk on toksiline mingitele putukavastsetele. ja nüüd me mõtleme, et kuskil soojemas, ma ei tea, USA lõunaosariikides näiteks suur osa maisisaagist läheb kaotsi selle tõttu, et kui mais on juba suureks kasvanud, aga ei ole veel õitsema hakanud, siis liblikarõivikud on selleks ajaks juba kenasti liikvele läinud, söövad lihtsalt selle maisi ära ja saaki ei tule. Et kui me nüüd võtaksime selle bakteri geeni ja viiksime sellesse maisitaimesse ja kui see bakteri geen hakkab seal maisitaimes samamoodi tööle, nagu ta töötab bakterist, ja ma kohe tulen selle juurde, et miks ta seal niimoodi tööle hakkab, siis putuka need liblikaröövikud ei taha müüa seda maisi, sellepärast et see mais on neile muutunud toksiliseks. Et tegi mingi praktiline kasutus ja kui meil tõepoolest on olemas need meetodid, et see geen nüüd ühest organismist, väga erinevast organismist, eks ole, bakterist viia taime ja panna seal samamoodi tööle, siis me saame tegelikult putukavastsetele resistentse või vastupidava taimesordi ja me ei pea enam seda taime vahetpidamatult pritsima mingite putukamürkidega, mis on ka tegelikult ju võimalus, kuidas need vastsed sealt ära ajada, aga keskkonnale palju koormavam ja farmerile palju kallim viis. Küsimusi? Aga mis see nagu organismidele see oleneb tegelikult sellest, millise võõra geeni me oleme sinna maisi viinud. Ja ma tulen nüüd veel kord tagasi selle juurde, et igal geenil on, eks ole, mingisugune konkreetne funktsioon, ta kodeerib mingi kindla funktsiooniga valku või teatud juhtudel ribonukleiinhapet. Et noh, näide. Juba väga-väga ammu on tuntud koolera bakterist geen, mis kodeerib kooleratoksiini. See on konkreetselt toksiline valk, tänu millele juhul, kui me nakatume koolera bakterisse, siis me jääme haigeks, eks ole. Kui me nüüd võtame sellest koolera bakterist selle kooleratoksiini geeni ja näiteks viime selle maisi, siis hakkab mais seda toksiini tootma. Ja kui me seda maisi sööme, siis me jääme kas väga haigeks või sureme ära. Sellepärast, et sisuliselt meil tekib koolera. Sellepärast, et me saame täpselt selle sama valgu. Nüüd, kui me võtame näiteks selle putukatoksiini geeni ja viime maisi, siis kuna sellel valgul on spetsiifiline võime seonduda mingite teiste valkudega ainult lülijalgsetes putukates. Ja meie organismis, kalade organismides, seente organismides, mis iganes, aga molluskites või käsnedes, ei ole sellel valgul ühtegi nii-öelda sõpra, kellega interakteerida. Siis kõikides nendes organismides selle putukatoksiini valgul puudub igasugune bioloogiline tähendus. Ehk teisisõnu, meiegi juhtunud midagi. Lihtsalt seedime selle valgu ära, saame sealt valgust oma aminapped ja ehitame neist uusi meile vajalikke valgusi. Nii et kõik sõltub sellest, millist geeni kasutada geenitehnoloogiliste võtetega. Kindlasti on geenitehnoloogiliste võtetega võimalik tekitada igasuguseid halbu ja ohtlikke geneetiliselt muundatud organisme. Kas ohtlikke meile või ohtlikke, ma ei tea, muudele loomadele või taimedele või bakteritele või kellele iganes, eks ole.
aga see realiseerub sellisel juhul, kui me kasutame selliseid geene, mille poolt kodeeritud molekulid on selle sihtmärk organismil ohtlik. Et kui korra nii-öelda juriidika juurde tulla, siis tänu sellele esimesed geneetiliselt muundatud organismid, mis tõsi sellel hetkel olid viirused, konstrueeriti maailmas aastal 1971. Päris ammu tegelikult, eks ole. Ja need samad molekulaarbioloogid, kes sellega tollal tegelesid, said ise tegelikult väga hästi aru, et sellel tehnoloogial on väga palju võimalusi tulevikus, aga sellel on ka omad ohud. Ja selle jaoks, et neid ohtusid siis kuidagi ohjeldada, siis aastal 1974 tegelikult teadlased ise, tollal eelkõige USA-s, kus sellega tegeldi, kuigi olid juba mingid laborid ka Šveitsis ja Prantsusmaal näiteks, sõnastasid sellised üldised reeglid, et mida tuleks nagu järgida juhul, kui keegi konstrueerib mingeid geneetiliselt muundatud organisme. Ja see põhiline reegel oligi see, et sa pead teadma selle DNA järjestuse bioloogilist funktsiooni, mida sa ühest kohast teise üle kannad. Ja sa pead nagu selle teadmise põhjal olema võimeline hindama, kas selle sihtmärkorganismis võivad tekkida mingisugused ohtlikud asjad või mitte. Ja 76 tegelikult juba USA kongress kehtestas tegelikult nagu vastava regulatsiooni. Ja praegusel ajal on tõenäoliselt enamuses maailma riikides olemas mingisugune vastav seadusandlus. Ka Eestis on tegelikult siis olemas nii-öelda geneetiliselt muundatud organismide kasutamist reguleeriv seadusandlus ja on olemas siis ka selline asi, mida kutsutakse geenitehnoloogia komisjoniks, mis siis juhul, kui keegi tahab Eestis mingisuguseid geneetiliselt muundatud organisme kasutada, ükskõik kas kasvatada või toiduks kasutada või söödaks kasutada või milleks iganes muuks, siis tegelikult see komisjon peab siis analüüsima seda, et kas tundub, et see on ohutu või tundub, et näiteks ei tundu midagi, sellepärast, et on mingi tundmatu DNA järjestus viidud ühest organismist teise, mille puhul ilmselt siis öeldakse, et unustage ära, seda küll ei tohi teha. Ja huvitaval on meil tegelikult see regulatsioon, mis võib tunduda ju niisugune naivistlik, on siis need, mis asi, umbes viimased 40 aastat tegelikult maailmas toiminud niimoodi, et kogu maailmas ei ole mitte ühtegi teaduslikult dokumenteeritud juhtumit, kus geneetiliselt muundatud organismide kasutamisega oleks kas inimeste tervisele, loomade tervisele või keskkonnale tekitatud mingisugust kahju. Mis muideks ei tähenda sugugi seda, et mida rohkem neid GMO-sid kasutatakse, siis kindlasti kunagi kuskil juhtub ka mingi näppetus ja mingi jama. Täiesti kindlasti. Nii nagu, eks ole, juhtuvad autoõnnetused ja lennukid kukuvad alla ja kõik võimalik asju juhtub, eks ole. Telliskivid kukuvad ka katusel pähe, kuigi ei tohiks. Aga senine geenitehnoloogia ajalugu on huvitaval kombel tegelikult olnud sisuliselt ilma teaduslikult dokumenteeritud kahjujuhtumiteta. Aga võib-olla see on lihtsalt tänu sellele, et tehnoloogia on liiga vähe kasutusel ja on liiga noor. See tavaline siga, mis on ainult juhtimas, on see kahjulikum kui GMO. Miks on lahti nii palju vähti, et pütsitud kui midagi ja antibiootiliselt seal ja kannad ja mida, siis ei ole Oot. Antibiootikumidel ja vähil küll mingit seost ei ole. Nii, nüüd käisid läbi vähemasti kaks asja, mis ei ole geenitehnoloogiaga
seotud, aga mis tegelikult vajavad minu arvates teadlastööl kindlasti rõhutamist. Ma tulen selle viimase sõna juurde esimesena. See sõna oli keemia. Tooge mulle näiteid mingisugustest olukordadest, materjalidest, asjadest, millega te olete elus kokku puutunud ja mis ei ole keemia. Tegelikult on nagu see, et keemia algab seal, kus aatomid moodustavad omavahel molekule. Kunagi oli mul selline tunne, et 10 000 Kelvini juures olev plasma võib-olla võiks olla näide keemiavabast keskkonnast, aga üldiselt füüsikud on näidanud, et seal ka siis ajutiselt moodustavad päris suured molekulid. Ei, aga see on väga oluline, sellepärast, et see, kuidas meie jah, ühiskond päevast päeva räägib sellest, et me ei taha keemia. Vabandust, kosmosesse lastes, vaakumis annihileerudes, kui tõesti kõik aatomid üksteisest on lahkunud, siis me oleme saavutanud keemiavaba keskkonna. Vesi on suurepärane näide erakordselt huvitavast keemilisest molekulist, mida muideks me kõik oleme 7. klassist alates õppinud. Et üks võimalus vähemasti mind hulluks ajada on rääkida sellest, et kuskil on keemia ja kuskil ei ole keemia. Jah, ma olen nõus, vaakumis ei ole keemia. Ei, aga ma ei süüdista üldse teid, eks ole, aga see on lihtsalt täiesti standardne sõnakasutus igapäevases ajakirjanduses ja inimeste omavahelises suhtluses, eks ole. Kõikidel nendelt inimestelt, kes ütlevad, et nemad keemiat ei soovi, tuleb mitte põhikooli, vaid algkooli tunnistuse jaoks. Ja ma olen täiesti siiras selle juures. Ja selles mõttes, eks ole, muideks panite tähele, ma tõin täiesti kogemata näite sellest, et keskajal, muideks väga orgaanilistes tingimustes kasvatatud teravilja puhul ka Eestis kõige suurem probleem oli see, et selline seed nagu tungaltera nakatas väga suurt hulka teravilja. Tungaltera poolt toodetud toksiin on üks kõige toksilisem keemiline ühend, mida üldse maailmas tuntakse. Mis tähendab seda, et väga palju inimesi suri tänu sellele, et nad sõid tungaltera poolt nakatatud teraviljast saadud jahust tehtud tooted. Nii et, ja muideks, ma ei taha teid väga kurvastada, aga ütleme siis see, mida tavainimene siis kutsuks keemiavabaks põllumajanduseks, aga ütleme siis agrokemikaalide vabalt või ilma agrokemikaale kasutamata kasvatatud, ütleme, taimetoore. Kutsume seda siis orgaaniliseks toiduks või mahetoiduks või kuidas iganes, eks ole. On oluliselt rohkem mürgaineid ehk toksiine sisaldav toit kui tavatoit. Sellepärast, et need samad seened, mis neid väga mürgiseid toksiine sünteesivad, tungaltera on sellised üks näide tegelikult, selliseid seeni on kümneid ja kümneid erinevaid suguga. Seal ju kasvavad paremini, sellepärast, et agrokemikaalidega ei ole need seeni ära tahtnud. Jah, nendes taimedes on nende samade agrokemikaalide jääg. Ja muideks need jäägid on ka teatud kontsentratsiooni tasemest kõrgemal tasemel inimesele toksilised. Aga nad ei ole nii toksilised, kui need seened toksilised. Nii et
et näiteks nüüd ma küll hüppan juba teiselt teemalt kolmandale, aga ma püüan veel korra tulla ikkagi selle alguse juurde pärast tagasi, et miks see bakterivalk seal maisis töötab, mis ma arvan, on tegelikult filosoofiliselt palju olulisem. Aga tavatoit on selgelt tervisele ohutum kui mahetoit. Tõsi, mahetoidu või ütleme mahepõllumajandus on üks väga selge eelis tavapõllumajandusele ja see on eelis keskkonnale. Sellepärast, et ega keskkonnale see tulgatera ei tee midagi. Tavaline liik seal biotoopis nii nagu iga teine, eks ole. Nii et on ilmselgelt näiteks, kui kogu põllumajandus alluks, ütleme Eestis on ka olemas oma mahepõllumajandusseadus, alluks selle nii-öelda normidele, siis kindlasti oleks see kasulik vee kvaliteedile ja keskkonnaüldisele kvaliteedile. Meile, no üks asi on see, et saak oleks palju väiksem, aga teine asi see oleks meile ka toksiline. Ja me peame seda endale aru, et siin on mingi tasakaal. Loomulikult me tahame keskkonda hoida ja me peamegi seda hoidma ja arutama mingeid agrokemikaale põllule pritsida, isegi kui see ei ole inimesele ohtlik ja isegi kui see aitab saake tõsta, siis kindlasti on seal mingid piirid, sellepärast, et see muutub lihtsalt keskkonnale liiga ohtlikuks. Aga see ei tähenda seda, et siis see vastupidine tegevus on ohutu nii keskkonnale kui inimesele. Ma jõuan jälle selle juurde, et mispärast see keskaegne inimene elas nii lühikest aega. Suuresti tänu sellele, et toit, mis ta lõi, oli tegelikult väga toksiinide rohkem. Ja mul on küsimus, et kuidas selline mahetoit, mis neid toksiine sisaldab üldse müügi teevad? Ei, küsimus on tasemetes, eks ole. Loomulikult ta ei ole, vaadake, meil on igasuguse toidu ohutusel koha peal on meil mingid piirid, eks ole. Et mingid kontsentratsioonid ei tohi olla kõrgemad kui mingi teatud lävend, eks ole. Loomulikult kõik see mahetoit, mis on müügil, ei ületa neid lävendeid, muidugi ei tohiks teda müüa, eks ole. Aga lihtsalt kui teha nüüd keemiline analüüs nende toksiinide sisalduse osas, siis mahetoidus on näiteks seenetoksiinide sisaldus statistiliselt usaldusväärselt kõrgem kui tavatoidus. Aga mõlemal juhul ta jääb allapoole seda regulatsioonis kehtestatud lävendit, et mõlemaid toite tohib müüa, loomulikult, eks ole, selles ei ole mingit küsimust. Aga lihtsalt ühel juhul on ta kõrgem kui teisel juhul, eks ole, mitte vastupidi. Aga loomulikult ta ei tohi olla sest lävendist kõrgem, siis oleks seaduse rikkumine. Ma tulen veel korra molekulaarbioloogia juurde tagasi, siis me võime arutada neid keemia ja mitte keemia teemasid. Öelge mulle, kui me viime selle bakteri geeni sinna maisitaime, kuidas maisitaim teab, et selle geeni pealt tuleb just täpselt sellist valku teha, nagu bakter seda teeb? Mis on see reegel, mida maisirakk, bakterirakk, inimese rakk, puraviku-rakk, kõik täpselt ühtemoodi kasutavad? Tuleb koolist selline asi meelde nagu geneetiline kood. Eks ole, tegelikult 3 kõrvuti olevat nukleotiidi, algselt siis sellest DNA geenist ja hiljem selle DNA pealt sünteesitud RNA molekulis ütlevad rakule seda, milline aminohappe paigutada valgumolekuli. See on umbes nagu reegel, kuidas, ma ei tea,
inglise keelt või eesti keelt tõlkida eraklüümitesse või vastupidi, eks ole. Valgumolekulid on väga erinevad nukleinakate molekulidest, aga kui sul on mingisugune reegel, eks ole, siis Google Translator saab sellega hakkama, eks ole. Et see on nagu selline samasugune tõlkimise protsess, eks ole, mida inglise keeles ju kutsutaksegi translation proteins või noh, eesti keeles me räägime translatsioonist. Miks ma nüüd sellise 9. klassi molekulaarbioloogia juurde tulin, oli see, et kõikides organismides planeedil Maa on see geneetiline kood ühesugune. Ja selle peale võib küsida, et no so what, et no on siis on, et ju siis on niimoodi vaja. Aga tegelikult, mis on hämmastav selle geneetilise koodi reeglite kogumiku juures, et millised 3 järjestikust nukleotiidi määravad ära, millise aminohappe sünteesitavad valgust, on see, et sellel koodil, vähemasti nii palju, kui meie sellest aru saame, puudub igasugune füüsikalis-keemiline loogika. See koodis on selline. Ta võiks olla ka teistsugune, aga millegipärast kõikidel organismidel planeedil Maa kasutatakse ühte ja sama geneetilist koodi. Sellel on tegelikult, tal on ka praktiline väärtus, millest me räägime seoses geenitehnoloogiaga. Aga ma arvan, et kõige olulisem on tegelikult selle asja see filosoofiline taust. Kuna ilmselt see kood on juhuslik, aga hoolimata sellest, et ta on juhuslik, me kõik kasutame ühte sama koodi. Siis järelikult me kõik omame ühist eellast, kes juhuslikult hakkas sellist koodi kasutama. Kas see eellane lendas kuskilt mingi meteoriidiga siia umbes 2,5 kuni 3 miljardit aastat tagasi või ta tekkis iseeneslikult selles nii-öelda ürgookeanis või Jumal otsustas ta ühel hetkel luua. Need 3 varianti on kõik täpselt üheväärselt mitte tõestatavad. Aga meil kõigil on ühine eellane. Kui te mõtlete nende vastikute bakterite peale, keda täiesti ilma asjata üritatakse teil kalleid puhastusvahendeid müües sealt kempsukotist ära pesta, siis ma arvan, et te pesete oma sugulasi. Tõsi küllaltki ammu see sugulasi. Rääkimata sellest, kui te seeni korjate või lilli noppite, kes on juba meile küllaltki lähedased sugulasi. Nii et me kõik pärineme ühistest eellastest, mis järeldub sellest, et meil on kõigil ühine geneetiline kood, aga see võimaldab ka geenitehnoloogiat üleüldse nii-öelda viljedada. Sest tänu sellele, kui me viime mingisuguse geeni suvalisest organismist teise suvalise organismi, siis see teine suvaline organism saab aru sellest infost, mis sellesse geeni on sisse kirjutatud, sellepärast, et geneetiline kood on üks ja sama. Kui meil kõikidel oleks erinev geneetiline kood, siis geenitehnoloogia geenmoode konstrueerimine oleks mõttetu, sellepärast, et siis tekiks abrakadabra. Aga kuna meil kõikidel on üks ja see sama, siis järelikult on geenitehnoloogia võimalik. See on niisugune ilus praktistlik tulem, aga ma arvan, palju olulisem on see, et aru saada, et me tõepoolest kõik oleme evolutsiooniliselt omavahel sellel planeedil seotud. Muidugi võite aimata, mis oleks kõikide bioloogide unistus oleks kuskilt mujalt planeedilt mingi elu leida ja vaadata, kas seal on sama geneetiline kood või mitte. Aga ma arvan, et meie, vähemasti minu elu on meil vist nii kaugele ei jõua. Küsimusi filosoofilise taustal? No minu jaoks tegi kohe üks küsimus see, et olukord me oleme siin nii kaua koos elanud ja mõned taimed on ju õppinud vastureaktsiooni tekitama mingisugustele putukatele, kes nüüd sööb, siis nad tekitavad midagi, et see maht, mis
näiteks selles tajus on, ei ole maitsev või on müügine, et noh, et miks me ikkagi peame tegema seda? Peame tegema mida? No geneetiliselt muundama näiteks. Okei. Et evolutsioonil nagu oma töö teha äkki. Õige. Me võtame ennast ette välja või ole. Õige. Või no ma lihtsalt mõtlen, mille pärast me peame tegema, sest osad taimed on hakkama saanud. Ja muideks osad inimesed, või mitte osad inimesed, eks ole. Viimase 200 000 aasta jooksul, kui Homo sapiens on eksisteerinud, siis üldiselt oleme me ka enam hakkama saanud, eks ole. Me oleme olemas. Ja ei, me ei pea seda tegema. Aga noh, siin on nüüd lihtsalt see küsimus, et kui me, tähendab, on ilmselge, et kui me näiteks loobuksime igasugusest, ma teen korra kõrvalpildi, et see, et kui me tahame nüüd 7 miljardit, 8 miljardit, 11 miljardit, arvatakse, et kuskil 11 miljardi juures saab plastoos. Et kui me tahame neid inimesi ära toita, siis meil on ilmselgelt tarvis mingisuguseid tehnoloogilisi abivahendeid. Need tehnoloogilised abivahendid võivad olla kõigepealt agrotehnilised, kõige lihtsam, kas künda või mitte künda, kuidas külvata, milliste masinatega, milliseid asju teha, tegelikult kõige labasemad agrotehnilised võtted, no kas künda või mitte künda ei olegi nüüd väga labane, aga päris keeruline küsimus ka Euroopa põllumajanduses endiselt. Aga tegelikult maailma mastaabis hästi olulised, et meil oleks sellist tüüpi tehnoloogiat tarvis, teistpidi meil on vaja pidevat sordi ja tõuvahetust, mida me oleme viimased 10 000 aastat teinud, eks ole. Ja mis on kohutavalt efektiivne olnud. Seal on ma juhin tähelepanu, et sellised asjad nagu nisu, rukkis, mais, veis, kodulammas, kits ja nii edasi, need on inimese loodud liigid. Need ei ole liigid, mis on tekkinud evolutsioonis, vaid inimene on 10 000 aasta jooksul tekitanud uued liigid planeedile Maa. Uskumatu efektiivsus, eks ole. Nii et agrotehnika, sordi ja tõuvaretus ja siis tõepoolest geenitehnoloogia, eks ole, mis tegelikult ei ole endast, ei kujuta mitte midagi muud kui lihtsalt kiirendatud ja täpsemad sordi või tõuvaretus, eks ole. Et need on need 3 tehnoloogilist võtet, et need 7, 8 või 11 miljardit inimest ära toita. Loomulikult meil ei ole vaja seda teha. Kuidas tarbide jaoks ei oleks seda üldse, aga pigem on see nagu tarbidele vahele seganud. Aga kes meist igast 3-st 2 on need, kes on nõnda ära tulema? Ja tegelikult see on see koht, mille tahame kinni jääda. Et on ilmselge, et ilma efektiivse tehnoloogilise pideva vahele segamiseta ja arenguta. Me ei ole võimelised ära toitma 7 miljardit, ammugi mitte 11 miljardit. Tõenäoliselt liigi Homo sapiens säilimise seisukohalt ei oleks mingi probleem, kui sellest 7-st 5 ära tuleks. Aga kes need 5 on siis? Ja see on tegelikult, siin me jääme nüüd oma selle kultuurilise tausta taha kinni, eks ole. Et bioloogilises mõttes unustame ära agrotehnika ja muideks, mis bioloogilises mõttes oleks veel palju olulisem ja palju efektiivsem selle jaoks, et Homo sapiens oleks väga efektiivne ja hästi evolutsioneeruv liik, likvideerime meditsiini. See on, eks ole, veel palju räigem sekkumine evolutsioon. No me ei ole selleks valmis. Ja seega me peame niimoodi edasi laskma, nagu me laseme. Et see, kui me ütleme, et okei, et noh, likvideerime Aafrikas meditsiini ära, aga Euroopas jätame alles, et see oleks nagu natuke ninetu, kuigi enam on see niimoodi välja kukkunud. Aga kui me tahaksime seda globaalselt teha, siis need on need valikud. Ja tõenäoliselt juba kuskil seal Homeruse või Hippokratese ajast alates, eks ole, me oleme
me tegelikult teinud selle valiku, meil ei ole enam seda tagasiteed. Kuigi puht bioloogina ma olen nõus, nii oleks palju kindlamini tagatud see, et inimene kui liik säilib, sellepärast et looduslik valik oma puhtal ja ehtsal kujul töötaks. Aga me ei saa sellega hakkama. Aga mul tekib kohe uued küsimused, et nüüd mul on nii palju küsimusi, ma pole mõelnud niimoodi, nagu ma praegu mõtlen. Et oletame, et mul on siin juba äge super-trupper mingisugune GMO, aga mingi hetkel, kui maa ei ole viljakas, et me siis nagu muudame seda, vaatame, ma saan mingisugune arkuuse ehitada, ma ei tea, kui jõukralt suureks, et aga lõpuks ma ju, saad aru, kus ma mõtlen, ei saa. Et see ma tõmban maast kõik need mineraalid ja vitamiinid välja enam-vähem, et ma siis hakkan uuesti nagu muutma seda nagu geeni, mida ma olen mis iganes, taim, mida ma olen loonud. Siis hakkame Eestis fosforiiti kaevandama ja saame ka lõpuks rikkaks. Mis asja? Ma ütlesin, et siis hakkame lõpuks Eestis fosforiiti kaevandama ja saame ka lõpuks rikkaks. Kui mujal fosforväetised otse lõpevad. Sorry, see oli pool iroonia. Kuigi muideks ma arvan, et me hakkame seda uus 30 aastat pärast tegema, muideks ma arvan, et me saame siis rikkaks. Aga jaa, see on jumalast õige, et tähendab, eks ole, me sõltume, muideks on seesama teine pool sellest kliimamuutusest. Et me ikkagi sõltume ju tegelikult sellest pinnasest, sellest põllumajanduslikult kasutatavast maast ja tema mineraalide sisaldusest, muideks palju olulisem tema vee sisaldusest, eks ole, mida on asi, mida me Eestis ei taju, eks ole, mis on ju maailma põllumajanduse kõige suurem probleem on veepuudus, eks ole, et cetera. Ja me ei saa minna sellega lõputult edasi. Lootus on see, et selle 11 miljardi peal vist saabub platoo. Et kui me suudame 11 miljardit ära toita, ilma et me selle põllumajandusliku maa ära tapaksime. Ja me viskame täpselt samamoodi toitu edasi maha ja viskame toitu praegu. Me oleme kõik harjumusel, et pool nagu ära viskama ja me teeme, see ei muuda meie harjumust. Ma olen ostanud suurema tomati, aga kui ma ikkagi viskan selle ära vaata. Vaat see on probleem jah, ja ma ei teagi, kust kohast see on Eestimaal nii kiiresti juurdunud. Ma näen oma lapsi ka, kes üritavad külmkapist vanaks läinud asju ära, et mina olen üles kasvanud põlvkonnas, kus siis, kui mingi asi oli halvaks läinud, siis isa tõi ära selle. Ja ma arvan, et see on palju jätkunud. Aga see selleks. Ja see on tõsi, et tähendab, me ei ole kindlasti võimelised olemasolevates tingimustes ja veel hullem muutuvas kliimas saabki lõputult suurendada. Mitte mingil juhul. Eks ole, siin on kaks asja. Üks on see, et lõpuks saabub platoo, inimeste arv enam ei suurene. Teine, mis ei ole üldse tegelikult mingisugune anekdoot või teaduslik fantastika, on ikkagi see, et me hakkame mingisuguseid asteroide kaevandama ja sealt mineraale juurde tooma, eks ole. Aga ka sellel on kindlasti mingi piir, eks ole. Nii et kindlasti ei ole maa võimeline ära toitma 22 miljardit inimest, 33 miljardit inimest ja nii edasi, eks ole. Aga tundub, et nagu siin oli õigesti enne öeldud, et arenenud maailm viskab praegu kolmandiku toidust minema. No 7 ja kolmandik, see on juba 9, eks ole. Ja nüüd natukene teeks seda tehnoloogiat nagu kihtimaks, eks ole. Natukene seda agrotehnikat ja võib-olla mõned GMO-d, et muideks näiteks umbes kolmandik maailma toidust hävib enne, kui ta üldse meie külmkappi jõuab tänu patogeenidele, eks ole. Teeme taimed resistentsemaks. Ükskõik kas siis läbi GMO-de või läbi tavasordi aretuse, vahet ei ole, eks ole. Jälle 1/3. Ja siis tundub, et me võiksime aruka tegevuse ja ülemaailmse koordineeritud tegevuse kaudu selle 11 miljardi peale enam-vähem jõuda. Aga ilmselt ka mitte väga palju kaugemale, aga õnneks on mingisugune populatsioonigeneetiline, see on see vana lemmingute ja rebaste analüüs, eks ole, et tundub, et me kuskil 10-12 miljardi vahel võiksime nagu midagi saada. Mis muidugi sõltub jällegi sellest, kui hästi
elatustase Aafrikas kasvab, eks ole, sellepärast, et see on see, kus praegu see põhiline populatsioon tõuseb ja asi, mida mina bioloogina ei oska seletada, aga noh, tegelikult, eks ole, mida parem on elatustase, seda vähem on lapsi. Mida? Aasias on juba need, või ütleme, Hiinas on ja noh, rääkimata Koreast ja Jaapanist ja Taiwanist on ju tegelikult need populatsiooni tõusud juba kõik nagu pidurdunud. Loomulikult, meil on ka veel üks teine probleem, ei ole üldse mitte kinnitada loomulikult seotud. Kuidas see on, et selleks, et saada sama palju kaloreid loomsest toidust on vaja 10 hektarit söödamaad, kui eks ole 1 hektarit taimsest toidust saades kaloreid, eks ole, et mingil määral, mitte ma jumalast taimetoitlust propageeriksin, see on tervisele erakordselt kahjulik ja halb. Erakordselt kahjulik ja halb. Aga kindlasti selline ohjeldamatu lihatarbimine, mis hetkel näiteks Aasias on nagu mingil määral nagu sellise edukuse või ütleme nagu klassinäitaja. Et see võiks ka olla jah, tõepoolest üks viis, kuidas seda maakasutust natukene efektiivsemaks muuta selle jaoks, et tuleks hektarilt rohkem söödavaid kaloreid. Tahate ära minna, kui ma räägin teil paar kiiret asja? Räägi veel. Jah. Kuidas seda looduslikku tasakaalu teemat kui kaibed muutuvad putukaid sentseks ja putukad ei saa süüa enam, tulevad ära, siis lindudel pole süüa, siis ei ole loomadel süüa, edasi, kuidas seda kommenteerida? Jah. Tähendab, ma ütleme sellises Eesti-suguses õetasustusega piirkonnas ei oleks see muidugi mingi probleem, eks ole, sellepärast, et meil on enamus maad on ju nii-öelda looduslik, mittepõllumajanduslik maa nii ehk naa. Kui minna kuskile, ma ei tea, Aialasse või Missourisse, kus, ma ei tea, 80% kogu osariigi pindalast on põllumajandusmaa, eks ole. Ja siis, kui nüüd tõepoolest, eks ole, seal näiteks putukad enam ei saa põldudel toituda, siis nad surevad ära ja kõige, siis surevad linnud ära ja nii edasi. Jah, täitsa kindlasti. Muidugi, mis ajalood näiteks küll on juhtunud, on naljakas lugu on teistpidi, et kuna seal on tohutud maisipõllud ja enamus nendest on geneetiliselt muundatud praegusel ajal, siis teistpidi, mis on juhtunud, on see, et jõed, mis on umbes pool sajandit olnud täiesti elutud, siin on kalad tagasi tulnud sellepärast, et enam ei pritsita nende putukamürkidega need põldusid ja selle tõttu jälle vesi on teistpidi muutunud puhtamaks ja kindlasti linnud on väga õnnetud ja võib-olla on ära võtnud. Nii et ega, kuidas ma seda ikka kommenteerin? Nagu ma enne ütlesin, keskkonna mõttes kindlasti kõige kasulikum ja keskkonnasõbralikum põllumajandus tehnoloogia on mahepõllundus või see, kuidas tehti seda 2050 aastat tagasi. Ei ole mingit kahtlust, eks ole. Aga siis igast 3 askagu 2 ette ja julgult olen nõus keskkonna nimel surema. Aga see on õige, see paratamatult tekitab selle ebatasakaalu ja mida intensiivsem, mitte intensiivsem, vaid mida suurem protsent maapinnast mingis piirkonnas on põllumajanduskasutuses, seda suuremad need drastilised efektid on, mitte mingit kahtlust. Absoluutselt õige. Nii et eestlased tegelikult ei peaks. Ei peaks, jah. Aga me siis teeme, ehitame möödi. Muideks see puudutab, kuna enamus teist on minust oluliselt nooremad, siis kui need kliimamudelid vähegi paika peavad, siis eks ole,
30-40 aasta pärast ilmselt Lõuna-Euroopa sisuliselt kõrv põllumajandus on seal lõppenud ja Skandinaavia, Baltikum, see nii-öelda meist ida pool olev Venemaa on ilmselgelt, või mitte ilmselgelt, kui mudelid on õiged, siis on ta ilmselgelt põhiline koht vähemasti Euroopas, kus üldse põllumajandus toimub. Ilmselt selline aeg nagu praegu, kus 50% Eestist on metsa all ja sa võid käia 10 kilomeetreid sirgjoones kohtamata ühtegi inimestega ühtegi põldu. Ma arvan, et see ei ole nii 30-40 aasta pärast, mis kindlasti bioloogi südame teeb kurvaks, aga võib-olla meie rahakotid teeb paksemaks. Ma tahtsin teile ühest asjast, mis puudutab just nimelt Euroopat. Et vaadake, kui me nendest GMO-dest räägime, siis tegelikult ju maailm jaguneb siin nagu kolmeks. Või mitte, kogu Ameerika kontinent, Kanadast Argentiinani, Austraalia on ka Lõuna-Aafrika Vabariik, on selgelt riigid, kus GMO-de kasvatamine on tänapäeval nagu ütleme selline normaalne osa põllumajandusest. Praegu kasvatatakse, ma arvan, sellel aastal oli GMO-sid maa kokku umbes 150 miljonil hektaril, mis on siis 40 Eesti Vabariigi territooriumil. Umbes 37. Ja tegelikult on see maailmas väga levinud tehnoloogia. Ja nagu ma ütlesin, siis tegelikult mingi teaduslikult dokumenteeritud probleeme ei ole olnud. Siis on, ütleme, Aafrika ja enamus Aasiat, ma unustasin enne Hiina ja India, kes samamoodi seda tehnoloogiat kasutavad, kus puhtalt võib-olla tehnoloogilise arengu tõttu ei ole see asi eriti nagu levinud. Ja siis on üks selline väike kontinent, mille nimi on Euroopa, kus tegelikult rõhuv enamus ühiskonnast või vähemasti poliitikud arvavad, et rõhuv enamus ühiskonnast on GMO-de vastu. Ja selle tõttu on Euroopas tohutult ranged reeglid GMO-de kasutamisele, mis tähendab seda, et neid kasutatakse siin väga vähe. Aga see tähendab veel paari asja. See tähendab tegelikult seda, et kõik selline, mitte kõik, aga peaaegu kõik sellised suured sordiaretus ja agrotehnoloogia firmad on viimase 20 aasta jooksul oma need nii-öelda teadus-arendusosakonnad viinud Euroopast välja. Sellepärast, et sa ei saa isegi põhikatseid teha, sellepärast, et sul ei ole isegi põhikatseid teha luba või isegi kui luba antakse, siis tuleb hommikul Greenpeace ja lihtsalt tallab selle mutta. Reaalselt. Mis tegelikult ma kardan, et tähendab seda, et ühel hetkel, ja see hetk ei tule kindlasti mitte 200 aasta pärast, aga võib-olla tuleb 20 või 50 aasta pärast, on Euroopa riikide põllumajandusteadus jäänud ülejäänud maailmast nii palju maha. Seda muideks siin on paar erandit, näiteks Hollandi ja Suurbritanniaga, aga näiteks Prantsusmaa või Austrias, kui laps läheb ülikooli ja siis, ma ei tea, läheb vanaema sünnipäeval ja küsitakse, mis sa teed seal ülikoolis, et ma siin mingi taimegeneetika. Paare, GMO-sid teeb. Et kuhu ta on jõudnud see, et me tegelikult ise läbi nende kohutavalt keeruliste regulatsioonid, mida me ise oleme endale Euroopas kehtestanud,
tõenäoliselt tegelikult saavutame kaks asja. Esiteks me saavutame selle, et me jääme toidusõltuvusse ülejäänud kontinentidest, sest lihtsalt me jääme nendest tehnoloogiliselt maha. Hiina, USA, Kanada, Austraalia taimeteadus on 10 aastat Euroopast ees. Okei, üksikud ülikoolid siin, seal Inglismaal välja. Mul on mure selle pärast. Ja muideks, teine mure on võib-olla isegi veel suurem. Ega Euroopa on kultuuriliselt ikkagi maailmas väga mõjunud, mis siis, et me oleme väike. Ja tegelikult väga palju nendest keerulistest regulatsioonidest on mujal maailmas üle võetud, mitte küll nii drakoonilisel kujul nagu Euroopas, aga ikkagi on üle võetud. Mis tähendab seda, et ühe geneetiliselt muundatud uue taimesordi turule toomine maksab laias laastus umbes 1 miljard USA dollarit, millest rõhuv enamus on siis nende regulatoorsete nõuete täitmine. Ühtepidi võib öelda, et see on odav, sellepärast, et uue ravimi turule on umbes 10 miljardit. Aga see ei olnud nii 10 või 20 aastat tagasi. Mis tähendab seda, et väikesed firmad, väikesed sordiarvutusfirmad ei ole iial võimelised selliseid rahalisi tõkkeid ületama. Ja ühtepidi meile tundub, et me nagu kaitseme oma ühiskonda, me kaitseme oma loodust, me kaitseme oma kontinenti, ma ei tea, mis iganes. Aga tegelikult, esiteks me jääme tehnoloogiliselt maha. Ja teiseks, kogu sordiaretus maailmas koondub just nimelt tänu nendele regulatsioonidele. Selliste Monsantode ja Syngentade tüüpi ülisuurte ja ülirikaste firmadega, eks ole, mis nende samade Greenpeace inimeste suus on ühtepidi nagu sõimusõnad, eks ole. Aga tegelikult me ise mängime neile selle turu kätte, sellepärast, et nemad on ainukesed võimelised selle $1 miljard ära maksma. Muideks täpselt seesama juhtum nagu ravimiturul, eks ole, kus kuskil 6-8 firmat maailmas tegelikult kontrollivad kogu maailma ravimiturgu, sellepärast, et lihtsalt teised ei jõua nii suuri summasid kuskil katta. Et me tegelikult ei anna nagu iseendale aru sellega, et me läbi nende regulatsioonide esiteks viime Euroopa toidusõltuvusse ülejäänud maailmas ja teiseks me tapame tegelikult nii-öelda väikeettevõtluse selles sektoris soovides oma arust kõige paremat, aga see on nii nagu ikka, tahtsime kõige paremat, aga läks nagu ikka. Et need on tegelikult need minu mured, mida ma kardan, et isegi minu silmad tähevad. Ja mida rutem Euroopa sellest kotist välja tuleks, seda parem teie lastele ja lastelastele. Jah, nüüd oli küsimus. Aga äkki selle võikski siis saada vaadata ka teistpidi, et võib-olla ongi nii, et suured korporatsioonid, kellel on siis võimekus ja ilmselt ka järelikult äriline huvi maksta neid summasid, et nemad on nii-öelda kõva rohkutöö taga ja nemad dikteerivad poliitikut, mitte vastupidi sellise nii-öelda poliitika. Meil on ilmselt järgmine huvi. Kusjuures võib-olla see hetkel ongi nii. Tegelikult ajalooliselt see siiski päris nii ei olnud, sellepärast, et 90ndate keskpaigas oli veel selline nagu selle preeriate vallutamise aeg taimede molekulaarbioloogias, kus kõik entusiastlikult tegid igasuguseid asju, regulatsioon oli suhteliselt vähe ja ka Euroopas. Mul ei ole teaduslikku tõestust, aga väga paljud inimesed on olnud minuga nõus, et tegelikult koht, kus Euroopas see tohutu biotehnoloogia ülereguleerimine algas, oli tegelikult aastast 1997, kui Inglismaal oli hullulehmatõpp. Ja mis on tegelikult eriti selline
naeruväärne näide sellepärast, et nagu takkajärgi tuli välja, siis tegelikult peaministrile olid teadlased pool aastat varem teinud raporti, et hullulehma tõbi kandub teistelt üle inimestele ja sellega tuleb tegelema hakata. Seda raportit ei kasutatud, poliitikud väitsid, et see on võimatu, et hullulehma tõbi ei muutu Western-Jakobi haiguseks inimestel. Kui pool aastat hiljem esimesed inimesed olid ära diagnoositud, siis kõik tuli välja, aga ühiskond reageeris sellele teisiti. Teadlased uurisid seda haiguslaborit. Laborites, see on need laborid mingi kattega koht, seal nad uurivad neid asju ja muudavad neid molekule ja tegelikult see ühiskondlik suhtumine kõigepealt Suurbritannias ja siis ka mujal Euroopas ei pöördunud mitte Tony Blairi vastu, vaid pöördus teadlaste vastu. Ja tegelikult algas massiivne biotehnoloogia reguleerimine Euroopas. Muuhulgas ka taimegeenitehnoloogia reguleerimine. Et ma nüüd ütlen, et mul ei ole, see on küsimus sotsioloogidele, et ma ei saanud teile seda teaduslikult tõestada, aga see oli suhteliselt selline murdepunkt ühesõnaga. Et sellel hetkel ilmselt Monsanto ja ma ei tea, Kalsin ja kes sellel ajal olid sellised tegijad Ameerikas, vaadata, et selle lobiga väga Euroopas tegelesid, aga ma olen nõus, et nüüd seda olukorda säilitada on neid kindlasti kasulik. Kuigi ta mitte väga, sellepärast, et nad tahaksid tegelikult Euroopas ka kasvatada. Euroopa on ikkagi teistpidi rikas, seal on ikka 500 miljonit inimest, eks ole. Aga seal on oma momente, aga ma arvan, et nemad ei alusta. Aga nad võivad seda nii-öelda hoida, selle situatsiooni, see peab küll nii olla. Seda enam me peaksime sellele vastu, aga mitte seda toetama. Meil tekkis küsimus ka siis selle toidu kindluse osas, ütleme nii, et kui ongi niisugused suur firmad nagu Monsanto ja Ameerika näitel on ka mitmed farmerid läbi rääkinud, et nad on nii suur firma ja oma selle GMO-dega nad on jõudnud sinnamaani, et nad on muutnud vilja niisuguse loomuliku elutsükli niisuguseks huvitavaks, et see nagu teenib selle suure firma huvisid, siis mina olen aru saanud, et Euroopas on üks põhjus, miks näiteks avalikkus tikub tagajärgedele, on see, et ära hoida see, et meie tore porgand võiks olla võib-olla natukene selle seenega koos, aga samas, et ta võiks olla kõver ja et teda võiks kasvatada ise omal käel, mitte see, et see peaks läinud ühest suurest nii-öelda tüümist ühe suure ärimehe nii-öelda tagahoolist otsustada. Aga mis siis oleks nagu see lahendusmõte, et kui see probleem on juba endal peas, äkki on mingi tore mõte, kuidas nagu astuda niimoodi, et saada nagu nii-öelda sellest suurest ärimehest midagi nii-öelda kasuahlusest natukene üle. Et see toidukindlus säiliks. Kasuahlusest me ilmselt ei saa kuidagi üle, see on meile juba evolutsioonis kaasa antud, aga see on väga liigispetsiifiline, sellepärast, et tegelikult see jutt käib enamasti maisist, eks ole, ja tegelikult enamus maisi, mida nii et aga muideks mitte geneetiliselt muudetud maisi, mida kasvatatakse muideks ka Euroopas, on tegelikult isasteriilne, sellepärast, et hübridiseeritud mais annab järgmises põlvkonnas rohkem saaki, sellepärast, et ta ise ei viljuks, vaid et raudselt oleks alati garanteeritud risttolmimine, siis tegelikult see nii-öelda mitte ise tolmev mais on agrotehniliselt juba 50 aastat igal pool kasutusel. See on nagu see näide, mida tavaliselt tuuakse, et porgandi puhul see näide ei päde, eks ole, vähemasti sellisel määral mitte. Aga loomulikult, kui on väga väike hulk firmasid, kes kontrollivad kogu maailma toiduturgu, siis see mulle ka ei meeldi. Aga seda ma just tahangi öelda, et me läbi nende ülereguleerimist ise nagu õhutame seda situatsiooni, mitte ei takista seda. Et see on nagu see probleem, eks ole. Et muidugi mulle meeldiks ka, kui konkurents oleks suur, eks ole. Ja veel kord ma toon näite, eks ole, mis pärast on apteegites ravimid nii kallid, sellepärast, et kui geneerikud välja annata, siis need ravimid, mis on viimase 20 aasta jooksul välja mõeldud, mis on head ja kihvtid ravimid, tulevad vähem kui 10 firmast maailmas. Kas meile meeldib seda? Ei meeldi, tegelikult enamasti need molekulid on muidugi suhteliselt lihtsad, mis nad tablettises on, aga nad lihtsalt tulevad seal, sest kõik ülejäänud firmad on välja tulnud. Kuna ravimiturg on väga reguleeritud, sest me tahame, et ravimid oleks väga ohutud, ühtepidi õige, aga võib-olla me oleme üle pingutanud ja praegu ma väidan, et ka biotehnoloogia regulatsioonides me võib-olla pingutame samamoodi. Aga siis lihtsalt regulatsiooni vähemaks tõmbamine. Jah, mina arvan küll.
aga sellega me siis nagu, kuidas me vältime siis need ämbrid, et nagu need, kes on juba suured, ei noh, et kas need väiksed on siis kohe nagu saaksid? Ja ei, muidugi ja kuidas me väldime seda ämbrit, et kui me üldse ei reguleeri, et siis keegi panebki need kooleraktoksiiniga taimed kuskile kasvama ja siis müügitab 50 000 sisserännanut ära. Ma ei tea, eks see kuskil on mingi optimaalne kesktee, ma tahan öelda, et me oleme praegu liiga palju läinud ühele poole kaldu Euroopas. Ma ei taha öelda seda, et noh, on väga palju biolooge, kes ütlevad, et see reguleerimine. Igasugune reguleerimine tuleb lõpetada, laske meil teha, mida me tahame. Mis ilmselt tooks väga kiiresti, väga palju, väga lahedaid asju turule. Aga ilmselt mingi hull teeks ka mingi sigaduse. Nii et eks me peame kuskil seal keskteel olema, aga ma tahan öelda, et me praegu ei ole keskteel. Nii, kuna arukamad inimesed lahkuvad, siis... Üks küsimus. Jaa. Kas vastab tõele, et regulaarne GMO tarvitamine tekitab vähki ja viljatust? Ei, see ei vasta tõele. Aga tähendab, oh jumal. Ma püüan rahuneda. Vaadake, tegelikult selles küsimuses on nagu point selles mõttes, et see küsimus ajab mind sama hulluks kui see, et mõned inimesed räägivad, et nad ei söö keemi. GMO on tehnoloogia ja tegelikult see, milline mõju suvalisele organismile on suvalisel GMO, sõltub sellest, milline geen on sellesse GMO-sse viidud. Kui see geen kodeerib mingisugust kantserogeeni, siis minugi poolest võib ta vähki tekitada, no problems. Aga ilmselt teda ei lubataks turule. Aga me ei tohi rääkida GMO, eks ole, see on hästi hea küsimus. Ülilevinud väide, GMO-d on mis mõttes? Igas Põhja-Korea raketis on mikrokiibid. Kõik mikrokiibid on ohtlikud. On või? See on täpselt sama arukas väide kui see, et kõik GMO-d on ohtlikud. Oleneb, mida see konkreetne mikrokiib konkreetses keskkonnas, konkreetsel ajahetkel teeb. Kui ta on Põhja-Korea raketis, siis ta on loomisõudselt vastu. GMO-d ei ole, kui keegi ütleb, et kõik GMO-d on ohutud, siis selle inimese keskkooli lõpudiplom tuleb ära. Kui keegi ütleb, et kõik GMO-d on ohtlikud, siis tuleb täpselt samamoodi see diplom ära. Kõik sõltub sellest, milline geen on viidud, millisest organismist. Millisel tasemel ja mis ajal ja millistes rakkudes see geen seal avaldab. Nii et me ei saa mitte kunagi mitte ühtegi üldistust teha, mitte ühegi, tähendab, me ei saa mitte ühtegi üldistust teha kõikide GMO-de kohta tervikuna. Me saame ainult rääkida konkreetsest GMO-st, konkreetses kontekstis, konkreetses situatsioonis ja ainult nii. Muideks, kuna te mulle mitte arusaadavate põhjustel ei taha ära minna, siis esitan teile ühe küsimuse. Öelge mulle, kes oli Norman Borlaug? Üks vähestest bioloogidest, kes on saanud Nobeli rahupreemia. Aga öelge mulle, mis asja kutsub takse roheliseks revolutsiooniks, mis toimus 60. aastatel? Möödunud sajandi 60. aastatel.
okei. Peale teist maailmasõda, eks ole, kui teine maailmasõda reguleeris populatsiooni suurust maakeral veel suhteliselt efektiivselt. Aga siis, kui pärast seda hakkas see number kiiresti kasvama, siis 50ndate lõpuks oli selge, et kohe-kohe lõpeb võtta. Ja siis tegelikult Norman Borlaug, kes oli Ameerika geneetikaga tegelikult enamus oma elust töötas Mehhikos, tema nagu hakkas koordineerima sellist ülemaailmset võrgustikku selle jaoks, et kiiresti tuua turule uusi suurema viljakusega taimesorte. Eelkõige räägime maissist, riisist ja nisust. Muidugi enamus sorte, mida tänapäeval Eestis kasvatatakse, on tegelikult selle rohelise revolutsiooni järglased. Need oli vaja kiiresti. Kuidas neid kiiresti teha? Kuna sõda oli läbi, pomm oli ära visatud, töötuid tuumafüüsikuid oli jalaga segada. Ja tegelikult see oli see hetk, kui bioloogia laborites võeti kasutusele tugevad gamma kiirguskabud, radioaktiivse kiirgusallika. Võtad seemned, kiiritad neid, külvad maha, enamus seemned on surnud, osades seemnetest kasvavad mingisugused ära. Ja nüüd sa hakkad neid väärakaid tagasi ristama normaalsetesse taimetesse. Tegelikult tollel, mis teravilide põhiline probleem oli see, et kõrre pikkus oli liiga suur. Vanasti, eks ole, kui laudas oli õlg, siis pikk kõrs oli hea. Aga 60-ndatel enam õlgesid vaja ei olnud, aga oli lamandus, eks ole, nii kui oli tuul või piht. Ühesõnaga, Borlaug sai aru sellest, et on vaja tuua lühikõrmised sordid turule. Ja siis ta kiiritas neid sorte, ristas tagasi ja selekteeris siis välja sordid, mis oli muidu normaalselt, aga olid lühikõrmised. Umbes 10 aastaga suutis ta tuua terve rea erinevatele kontinentidele tema, või 100 inimesed tema koordineerimisel. Uusi sorte, nad ei lamandunud enam, saagikus tänu sellele oluliselt kasvas ja me siiamaani tegelikult tänu sellele oleme enam-vähem söönud. Miks ma seda räägin, on see, et mida see kiiritamine tähendab. See tegelikult tähendas seda, eks ole, et see DNA lasti sisuliselt pilbastaks nendes rakkudes. Ja siis sealt midagi tagasi listates saadi, tõenäoliselt toimusid muutused, ümberkorraldused tuhandetes keemides. Sellel on muidugi mingit regulatsiooni ei olnud. Kõik läks kohe põllule, kui saagikus oli hea, siis hakati kasvatama. Jumal tänatud, me oleme 50 aastat söönud, ilma et midagi oleks juhtunud. Mõelge, kui sellel ajal oleks seda kõike niimoodi reguleerima nagu praegu. Borlaug oleks oma Nobelist ilma jäänud, aga 7 miljardit inimest ka kindlasti tuleks olnud, siis lihtsalt oleks kõik näljas. Ehk teisisõnu, ma tahan öelda seda, et praegu me nämmutame aastate kaupa mingisuguse konkreetse taimesordi kuhu üks geen. Me täpselt teame, kuhu see geen on sisenenud kromosoomi. Me täpselt teame, mis selle geeni funktsioon on. Me ikka nämmutame aastate kaupa, kas lubada põllule või mitte lubada põllule. Sellel ajal käis asi kuidagi natukene nagu mastaapsemalt. Ja jumal tänatud. Et me tegelikult peame aru saama sellest, et ega kogu see varasem sordiaretus ju oli ka tegelikult DNA ümberkorralduste selekteerimine. Aga siin me lihtsalt ei vaadanud seda niimoodi. Ja selle tõttu me ei reguleerinud seda niimoodi. Aga tegelikult me peame seda silmas pidama. Et kõik see, mida me praegu sööme, nagu ma ütlesin, on esiteks inimese loodud liigid nii, et ta ja peale selle veel enamasti ka väga tõsiselt kiiritatud. Aga annavad hästi saabki ja täitsa head toitud tulevad, eks ole. Nii et minge koju ja sööge kõht teist.